tere! Tihti saame me e-poodi, e-mailile küsimusi ja online chati küsimusi, et ostsin sellise soojategi seadme, nüüd on aeg küttekeha tellida, aga ei tea millist. Või siis teist laadi küsimus, et mul on selline soojategi seade, olen kasutanud sellist küttekeha, nüüd tahaks midagi uut proovida, millist soovitate. Niisiis me tegime selle video, kus me üritame võimalikult lühidalt läbi rääkida kõik soojategi küttekehad, mis meil täna müügis on, nende plussid ja miinused, kellele ning millele nad sobivad ja jääme ainult lootma, et sellest videost saavad palju kasu. Esiteks siis alustame 0,25 ohmisest Notch-Coil roostevaba terasest küttekehast. Ning ma näitan teile ära, kes on nüüd uus kasutaja, siis ostsite seadme, küttekeha läheb läbi ja nüüd tahaksite uut tellida, aga ei tea, millist tellida, siis küttekeha peal on alati kirjas. Soojategi küttekeha peal on kirjas 0,25 ja võimsuse vahemik, mis te võite kasutada. Nii et vaadake küttekeha peale ja saate kohe teada. Aga nüüd esimeses küttekehast siis 0,25 ohmine Notch-Coil roostevaba teras. See on siis kasutamiseks DC, temperatuuri kontroll, SS, DCR ja vatirežiimis otse kopsu tõmbamiseks mõeldud küttekeha. Ja võimsuse vahemik, nagu eelnevalt öeldud, 30–70 vatti. Kui ta optimaalne vatirežiimis oleks kuskil 40–45 vatti, et see oleks selline vahemik, kus tasuks teda kasutada. Et millega kokku sobib? Sobib selliste asjadega nagu Cubis Pro Mini, Cuboid Mini, E-Grip 2 Lite, E-Vic Basic, E-Vic IO, Eliter Beep, kuna nendes seadmetes on aurustiks Cubis Pro Mini, ehk siis sobib nendesse seadmetesse. Ja kellele ta sobib? See sobib, ütleme, sellisele inimesele, kes tahab, et tuleks palju auru ja kes naudib vesika efekti. Tavakasutajatele ta ei sobi. Kindlasti peab tõmbama väga pikad mahvid, et see coil üldse korralikult töötaks ja soovitatavalt kasutada ka temperatuuri kontrolli. Ise soovitan DCR-režiimi, kuid see samas oleneb igast konkreetsest akust, seetõttu ei saa konkreetsed väärtuse välja tuua. Selle küttekeha plussideks on nüüd väga palju auru ja mõnusalt hea maitse. Miinuseks palju auru ja hea maitsega tavaliselt käib kaasas suur vedeliku ja energiakulu. Järgmine küttekeha on meil 0,5 ohmine roostevaba teras. Nii, ja see on siis kasutamiseks samuti temperatuuri kontroll, SS ja vatirežiimis. Ka tegelikult otse kopsu tõmbamiseks. Peale on meil siin kirjas 0,5 ja 15–30 vatti. Ja sobilik võimsuse vahemik on sellel, siis nagu öeldud, 15–30 vatti, aga vatirežiimis kõige optimaalsem, mida me soovitame kasutada, on 22–23 vatti. Sobib kokku samamoodi nagu eelmine küttekeha, Cubis Prodega, Cuboid Miniga, E-Grip 2 Lite, E-Vic Basic, E-Vic IO, Eliter Beep, kõik, kus on aurustiks Cubis Pro Mini nii-öelda. Ja kellele? Sellise inimese, kes tahab saada palju auru, aga ei suuda nii pikka mahvi tõmmata kui Notch-Coil näiteks tahab, ehk nagu see eelmine 0,25 ohmine. Annab veidi vähem auru kui Notch, aga on siiski mõeldud ikka otse kopsu tõmbajale. Ja soovitas kasutada temperatuuri kontrolli. Ise kasutan seda coili ka DCR-režiimis. Ja selle küttekeha nii-öelda plussid. Ta ei ole nii kapriisne küttekeha kui Notch-Coil ja maitset ja auru on piisavalt. See on ta plussiks. Miinuseks on ikka suur vedeliku ja energiakulu. Nii, järgmine on siis meil 0,6 ohmine IO küttekeha roostevaba teras. Enim levinud just IO seadmetes. Näiteks tavaline Soiatek IO ja IO Box siis kasutavad ainult seda küttekeha. Ja see on nüüd suus kopsu tõmbamiseks. See küttekeha enam ei võimalda otse kopsu tõmbamist. Kasutamiseks nii DC, SS kui vatirežiimis. Sobilik võimsuse vahemik, kui näete siin peal, on 15–28 vatti, kuid kõige optimaalsem on kuskil 17 vatti. Ja seda küttekeha ei soovita kasutada temperatuuri režiimis. Sobib kokku ikka Cubis Prodega, Cuboid Miniga, E-Grip 2 Lite'iga, E-Vic Basic, IO, E-Vic IO ja Eliter Beep, kuna seal kõikides on ikkagi aurustiks Cubis Pro Mini.
Kellele ta mõeldud on siis? Tavatõmbeja, kes tahab lihtsalt rohkem auru. Kasutamiseks vatirežiimis, kuigi kui tahta, saab kasutada ka temperatuuri kontrolli. Piisavalt kõrgete vattide korral saab ka otse kopsu tõmmata, aga õhupool ei ole nii hea kui 0,5 või siis notsil. Mingi aimduse inimene saab sellega, mida tähendab otse kopsu, et kui nüüd testida ja proovida, kuid see ei ole siiski see. Kasutada soovitame seda siiski ainult vatirežiimis. Selle plussideks on parim koil sellele, kes veel täpselt ei tea, kuidas tõmmata. Kas ta on nii-öelda otse kopsutõmbeja või ta on suuskopsutõmbeja. See on siis selline optimaalne vahepealne koil, millega võiks natuke katsetada. Ja miinuseks on ka see, et veidi suurem vedeliku kulu on sellel. Nii. Ja viimane küttekeha on meil siis LVC Clapton 1,5 oomine ning suust kopsu tõmbamiseks ainult. Kasutamiseks vaid vatirežiimis. Sobilik võimsuse vahemik on sellel, nagu siin pealgi kirjas, 8–20 vatti. Optimaalne oleks kuskil 16 vatti ja selle küttekeha puhul on nüüd võimalus reguleerida vedeliku sissevõtu avasid. Näete, siin on võimalik seda reguleerida. Kui aurusti annab kõrbemaitset, siis keerake vedeliku avad rohkem lahti, kui aurusti luriseb, siis keerake vedeliku avad väiksemaks. Ning olenevalt vedeliku paksusest ja aku kasutatavast võimsusest saab enda jaoks alati õige asendi paika panna. Et kui seda tõmmata 20 vatiga, siis peavad avad olema võimalikult avatud. Avatud, suletud. Nii, ja kui kõik see oleneb vedeliku paksusest, ehk mida paksem vedelik, seda suuremad peaksid olema avad ja kasutada saab ainult vatirežiimis. Sobib kokku selliste seadmetega nagu Cubis Prod, Cuboid Minim, E-Grip 2 Lite, E-Big Basic, E-Big Alitere, E-Bip. Ja kellele ta sobib? Sobib sellisele inimesele, kes soovib ainult suust kopsu tõmmata. Paadunud suitsetajale ideaalne koil alguseks. Kordan, kasutada saab ainult vatirežiimis. Selle küttekeha plussid on, et ta on üks parimaid suust kopsu küttekehasid. Vedeliku tarvitab vähe ja energiat ka palju ei kuluta. Vedeliku pealevool on reguleeritav. Miinuspooleks siis võib olla, et ei saa kasutada temperatuuri kontrolli ning kasutamisel peab olema väga tähelepanelik, et avad koilil oleks õigesti välja reguleeritud. Kokkuvõtteks siis, mida väiksem on takistus, seda rohkem on võimalik vatirežiimis näiteks võimsust peale keerata, seda suurema aurupahvaku ja mahlasema sa saad ehk, kuid seda rohkem sa maksad. Ehk seda suurem on energiakulu ja seda suurem on vedeliku kulu. Nii et leia endale see optimaalne takistuse vahemik, mis sobib ka sinu seadmega või siis vaheta seade välja vastavalt soovile ja jälgi soovitusliku võimsuse vahemikku ning sellega sa peaksid tagama endale mõnusa veipimiskogemuse. Nii et tänan vaatamast!